Selles audioartiklis keskendun täna 4 teemale. Räägin müügist kui eelkõige teadusest ja alles seejärel kunstist. Siis ütlen, miks on müügiks tarvis tahet õppida ja ennast arendada. Seejärel keskendun sellele, millised müügitehnikad toovad edu ja viimaks jagan ka enda müügitöö kogemusi, mis on toonud mulle edu. Head kuulamist! Tihti öeldakse, et müümine on kunst. Võib-olla arvad sinagi nii. Võib-olla arvad isegi, et kuna sa oled oma ettevõttes täna veel tulemustelt viimaste seas, siis küllap sellepärast, et sa pole piisavalt andekas. Võib-olla. Aga tea, et müügile saab läheneda ka teisiti. Saab mõelda, et müük on teadus ja alles siis kunst. Enne kui müügist saab kunst, on see teadus. Spetsiifilise suhtumise, korduvalt kasutatavate sõnade, küsimuste ja tehnikate jada, mis aitab sul veenda iseennast müüma ja inimest ostma seda, mida ta kõige enam vajada võib. Just nagu teaduski, tahab müük katsetamist, et mõista, mis praktikas töötab ja mis jääb pelgalt teooriaks. Müük muutub kunstiks alles siis, kui selle teaduslik põhi on täiesti selge ja inimene suudab lihtsalt ja loomulikult laveerida erinevate müügitehnikatega nii, et ei pane isegi tähele, et ta mõnda nendest kasutab. See audioartikkel põhineb enamjaolt õppetundidel, mille aastatel 2004 kuni 2010 igapäevaselt müügitööd tehes sain. Jagan siin omaenda tollaseid õppetunde, mis aitasid mul tõusta erinevates organisatsioonides parimaks müügiinimeseks ning annan praktilisi soovitusi, kuidas oma mõtlemine ja suhtumine õigele rajale suunata. Edukaks müügiks on vaja enamat kui anne. Vaja on tahet õppida ja ennast arendada. Suur hulk müügiinimesi usub, et oskus teistest paremini müüa on neil veres ja enese arendamine on vajalik vaid neile, keda müügigeenidega õnnistatud pole. Sellise mõtlemise traagika peegeldub müügiinimese võrdluses sportlasega. Mis juhtuks, kui sportlane mõtleks, et piisab sellest, et tal on head geenid ja loobuks treeningust? Kuid ometi just selline suhtumine keskmisel müügiinimesel tihti ka on. Ta on elus 1-2 korda trennis ehk mingil koolitusel käinud ja arvab, et sellest piisab. Mis juhtuks tippsprinteriga võistlusel, kui tema viimasest treeningust oleks möödas aasta või rohkem? Või pianistiga, kes harjutaks ainult kord aastas? Või sinuga, kui sind opereeriva kirurgi viimane ja ainus väljaõppe oli 2-päevane konverents aastal 2001? Müük on nagu iga teinegi ala. Arhitektuur, helilooming, jalgpall, iluuisutamine. Parimate hulka jõudmiseks on vaja küll teatud eeldusi, kuid tippu jõudmiseks peab tegema väga palju tööd, just nagu oma ala parimad seda teevad, päevast päeva, aastast aastasse. Ainult müügitehnikad koos treeningplaaniga toovad kestva edu. Tegelikult on päris kurb ju, et me mõistame treenimise vajadust, kui räägime karatekast või astronaudist, kuid ei näe igapäevaselt treeningul seost müügiinimeste tulemustega. Mustvöö müügis saab olla vaid neil, kes selle saamiseks pidevalt treenivad. Nii, nagu häid tulemusi tegev ja hästi teeniv tippsportlane vajab ka müügiinimene treeningplaani, ehk siis mitu uut kõnet päevas, mis kell, millised on eesmärgid. Ta vajab ka treenerit, kes võiks olla firma parim müügiinimene ja tema toetus. Ta vajab suurepärast treeningkava ehk müügiideid. Ta vajab läbimõeldud toitumist ehk positiivset suhtumist ja ta vajab kogu hingest töö tegemist ehk reaalselt toru võtmist ja helistamist või kohtumisi. Ühtki etappi ei saa vahele jätta. Kui oled näiteks töökas, aga väheste müügioskustega, siis ajad potentsiaalsed kliendid lihtsalt närvi ja seda isegi rohkem kui pisut rumalam müügiinimene, kes on laisk ja jätab seetõttu kõned kohtumised tegemata. Enamik firmasid, olgu tegemist mikroettevõtete või hiiglaslike korporatsioonidega, teevad suurepärast tööd, et treenida oma müügiinimesi selles, mida müüa, kuid keskpärast tööd selles, kuidas müüa. Juhid justkui eeldavad, et kui nad uue müügiinimese tööle võtavad, siis ta juba oskabki väga hästi müüa. Miks müügioskused
nii vajalikud on. Kätte õpitud müügitehnikad suurendavad enesekindlust ja loovad eelduse, et inimene ei anna raskes olukorras nii kergesti alla. Ilma treeninguta müügiinimene ei helista näiteks ei vastuse öelnud kliendile tagasi. Uuringud näitavad, et sõltumata valdkonnast teevad parimad müügiinimesed kuni 2 korda paremaid tulemusi kui keskmiste oskustega müügiinimesed ja müüvad tervelt 5 korda rohkem kui kõige nõrgemad. Nende tulemused on nii head, sest nad on saanud kas väga tõsist, sügavuti minevat müügitreeningut kohe oma karjääri alguses või nad on pidevalt investeerinud endasse, lugedes raamatuid, külastades seminare ja koolitusi või kuulates podcast'e. Iga tippu kuuluv müügiinimene on panustanud enda treenimisele ja arendamisele väga palju aega. Minu soovitus on, et võta 5 minutit ja vasta oma peas kohe järgmisele 5 küsimusele. 1. Kas saad väita, et oled müügikunstis, nii suhtumises kui tehnikates väga hästi koolitatud? 2. Mitu tundi kuus sa keskmiselt oma karjääri läbi õppimise investeerid? 3. Milliseid müügialaseid raamatuid oled viimasel kuul lugenud? 4. Millistel koolitustel oled viimase 6 kuu jooksul osalenud? Ja 5. Milliseid audioprogramme või podcast'e sa iganädalaselt kuulad? Ütlus raske õppustel, kerge lahingus kehtib müügis samamoodi nagu igal teisel elualal. Minu elus on olnud 3 olulist hetke, kus olen mõistnud, et lisaks tublile peale hakkamisele on reaalsete tulemusteni jõudmiseks vaja ka teadmisi. 2005 aasta, Eesti parim tööandja ja kõikide aegade edukaim müügiorganisatsioon Eestis, koolitusfirma Vain ja partnerid. Esimene kord sain seda kogeda koolitusfirmas Vain ja partnerid, kui olin verinoor ja indu täis müügimees, kes uskus, et on kõiges väga hea, kuid kellel tegelikkuses puudus arusaam, kuidas müümine käib. Vaatamata usinale kõnede tegemisele ning baasteadmistele, toote omaduste tundmisele ja eesmärgistamise oskusele polnud mul reaalseid tulemusi ette näidata, sest ma lihtsalt ei osanud müüa. Olen alati püüdnud iga vähegi aruka ja mõistlikuna tunduva mõtte omal nahal ära katsetada ja sel ajal juhtusin kusagilt kuulma, et menu koolitaja Tony Robbins luges aastaga läbi 200 raamatut. Kuna Robbins oli minu peamine eeskuju, siis otsustasin tema eeskujul samuti tuld anda. Ma lugesin igal õhtul kodus, iga päev trammiga tööle ja koju sõites. Neelasin vähemalt 1 müügi ja 1 motivatsiooniteemalise raamatu nädalas. Kõike, mida lugesin, püüdsin kohe ka praktikas rakendada, mis tähendab, et proovisin absoluutselt kõiki lähenemisi, mille kohta äsja lugenud olin ja mis tegid iga müügipäeva uueks ja huvitavaks. Õppisin, kuidas kliendid end kuulama panna ja sain selgeks müügitehnikad, mis aitasid mul vastuväidetega toime tulla. Samuti selle, kuidas küsida küsimusi, mis tekitaksid inimestes huvi minuga rääkida. Kui miski ei töötanud, proovisin midagi muud ja kui töötas, siis kasutasin seda ka edaspidi. Igast raamatust leidsin paar praktikasse rakendatavat ideed. Nii täiendasin tüki haaval oma strateegiat. Aasta lõpuks oli mul enam kui 100 uut viisi, kuidas müügikontakti juhtida. Ja mis oli tulemus? Suurendamata oma aktiivsust ja kõnede hulka, küll aga kõnede kvaliteeti, tõusin ma firma viletsaima müüja staatusest tulemustelt teiseks. Järgmisel aastal tegin sama käibe, mis ettevõtte senine number 1 müügiinimene. 2006 aasta, Herbalife. Minu teine väga selge kogemus õppimise tähtsusest müügi tegemisel pärineb kokkupuutest Herbalife'iga. 2006. aastal sattusin sellest vaimustusse. Mind innustas ettevõtte filosoofia, tooted, välismaised edulood, teenimispotentsiaal ja väljakutse ise. Kuna selleks hetkeks olin veendunud, et müüa on võimalik läbi õppimise, läksin lehele Amazon ja kirjutasin otsingusse network marketing, how to sell network marketing products ja nii edasi. Tegin põhjaliku analüüsi, võrdlesin erinevaid autoreid ja ostsin testitud müügiskriptid, tehnikad, kirjade näidised, ideede vihikud, ühesõnaga kõik, mida mitmed sellel alal absoluutsesse tippu jõudnud võrkturustajad olid edu saavutamiseks igapäevaselt kasutanud. Kellelgi teisel tol ajal Eestis midagi sellist ei olnud, sest enamik polnud taibanud vastavaid materjale internetist tellida. Planeerisin oma aja täpselt nii nagu kirjas.
Kasutasin sõna-sõnalt ette antud teksti kohtumiste saamiseks ja nende pidamiseks. Samuti võtsin kasutusele follow-up kirjade ja kõnede blanketid ja ette antud sisu. Tulemus. Kuu aja pärast kutsuti mind Herbalife'i autasustamisele kui kõige rohkem uut tulu ja turgu võtnud tegija kogu Herbalife'i Baltikumi müügistruktuuris. Ma tegin ette antud müügitehnikaid kasutades kuu ajaga parema tulemuse kui teised terve kvartaliga. Ilma kogemuseta, vaid puhtalt teiste poolt jagatud tehnikaid kasutades. 2007 aasta. Sisustus.ee. Järgmine kord, mil mõistsin, kui palju kasu mul selgeks õpitud müügitehnikatest on, oli 2007. aastal startup ettevõtte Sisustus.ee turule toomise aegu, kui minu juhtida oli 12 müügiinimest. Kogu müük sai üles ehitatud vainu ajal selgeks õpitud küsimustele ning 90% kõnedest lõppes müügitehinguga. Õppisin, et aja jooksul saab müügiküsimused timmida nii heaks, et neile pole kliendil võimalik eitavalt vastata. Saime aastaga oma klientideks suurema osa Eesti sisustuspoodidest. Usun oma õpetaja Jeffrey Gittomeri öeldut. Küsid müües tarku küsimusi, klient mõtleb, et oled tark. Küsid müües lolle küsimusi, klient mõtleb, et oled 3 punkti. Müügiekspert Chet Holmes kirjutab oma raamatus The Ultimate Sales Machine, et 80% klientidest ostab suurema tõenäosusega, kui nad peavad oma müügikonsultanti eksperdiks. Siin on nimekiri klientide ootustest, mis mulle sisustus.ee müügilaua kohal iga päev otsa vaatas, et suudaksin meeles pidada, mis on kliendi jaoks vestluse ajal kõige olulisem. Esiteks, räägi asjast. Niipea, kui oled kliendi väljakutsetest ülevaate saanud, asu asja juurde. Teiseks, räägi tõtt ja väldi sõnu päriselt ja ausalt. Kui klient neid sõnu kuuleb, teeb see teda murelikuks, sest kas ta saab uskuda ka neid lauseid, mille juurde sa ausalt ei lisanud. Kolmandaks, selgita, miks see, mida sa müüd, on kliendi jaoks ideaalne lahendus. Kui klient tõesti vajab seda, mida sa müüd, siis ta peab mõistma, kuidas täpselt tal sellest kasu on. Neljandaks, tõesta, et sa ei aja mulli. Klient ostab suurema tõenäosusega, kui sa näitad talle mõnda meedias avaldatud artiklit, mis kinnitab su usaldusväärsust. Viiendaks, näita, et klient ei ole üksi. Räägi talle analoogsest situatsioonist, kus keegi temasugune ostis su toote ja jäi väga rahule. Klient tunneb end palju kindlamalt, kui teab, et ta ei ole esimene ega ainus, kes su toote ostab. Kuuendaks, näita talle teist rahulolevat klienti. Üks soovitus kliendilt on mõjuvõimsam kui 100 müügipresentatsiooni. Näita, et sa oled kliendile toeks ka pärast seda, kui müük on sooritatud. Näita, et hind, mida inimene maksab, on õiglane. Klient tahab tunda, et ta teeb kasuliku tehingu. 7. Jäta kliendile valiku võimalus, kuid anna alati oma soovitus. Ütle, mida sina teeksid, kui tegemist oleks sinu rahaga ning mõtle seda päriselt. 8. Kinnita kliendi valiku headust. Isegi kui ta on valiku teinud, võib ta tunda ebakindlust ja tehingus kahelda. Kinnita tema valiku headust faktidega, mis tõestavad, et ta tegi õige otsuse. 9. Ära ütle, et kliendi praegune eelistus on vale. Igaüks tahab enda oma valikutes hästi tunda, nii et sul ei maksa kliendi varasemaid valikuid halvustada. 10. Kuula, mida inimene räägib. Klient püüab sulle selgitada, mida ta osta tahab. Kuula see ära, enne kui püüad talle meeleheitlikult oma toodet müüa. 11. Aja klient naerma. Kui sa kliendi tuju paremaks suudad teha, ostab ta palju parema meelega. 12. Tunne kliendi vastu huvi. Kuigi klient ei pruugi sind tegelikult huvitada, aga tema enda jaoks on ta kõige olulisem inimene maailmas. Ja viimaseks, ära kasuta teada tuntud müüginippe, et klient ostma saada, kui ta osta ei taha. Ära ole nagu müügiinimene. Ole nagu sõber. See tähendab keegi, kes tahab klienti päriselt aidata. Need ideed sain ma erinevatest raamatutest ja need on mind alati aidanud. Soovitan peaaegu kõikidele müügiinimestele raamatute lugemist, sest seal on kirjas kõik, mida edukaks müügiks vaja läheb. Alates kehakeelest kuni 90% kõikidest võimalikest vastuväidetest, mida kliendid müügiargumentidele anda võivad. Absoluutselt kõike on võimalik ise õppida. Küsimus on ainult selles, kes viitsib seda teha. Müügiraamatuid on väga palju
Ja sellepärast annan mõned soovitused, millest võiksid alustada. Minu absoluutne lemmik, Jeffrey Gitomer, Sales Bible. Teiseks, Chet Holmes, The Ultimate Sales Machine. Kolmandaks, Eke Lainsalu, Kuidas jõuda müügist tippu. Neljandaks, Tarmo Tamm, Must vöö müügis. Viiendaks, Mahan Khalsa, Let's get real or let's not play. Kui sa minu kodulehelt alarojastu.com otsid sellele audioartiklile sarnase pealkirjaga lihtsalt artiklit, siis leiad need ingliskeelsed raamatu pealkirjad linkidena. Kui ütled, et sa ei ole inglisekeelseid raamatuid varem lugenud, siis see ei saa olla takistuseks. 18-aastasena, mil inglisekeelsete raamatute lugemisega algust tegin, oskasin ma inglise keelt nagu iga teine eestlane. Esimesed 5-6 raamatut lugesin läbi sõnaraamatu abiga ning pärast seda juhtus minuga see, mis juhtub ka sinuga. Sõnaraamatut läks järjest vähem vaja, kuni ma selle lõpuks hoopis riiulisse tagasi panin. Pane endale näiteks mõneks ajaks internetibrauseri avaleheks amazon.com. Kirjuta paberile 25 küsimust, mida sa tahaksid teada töö, raha, suhete, müümise, positiivsuse, motivatsiooni, tervise ja ükskõik millise muu teema kohta ja kirjuta need Amazoni otsingusse. Vaata, millist lugemisvara sulle pakutakse ja ühtlasi imesta, kui palju võrratut on neis raamatutes peidus, sest samu küsimusi on ka enne sind küsitud ning vastused neile on olemas sadades erinevates teostes. Kui müügiinimene päriselt keskendub sellele, mis tema töös on tõesti kõige olulisem, ehk müük ise, siis ei ole tal vaja kulutada aega ratta leiutamisele. Teine võimalus on võtta shortcut ehk lühirada ja veenda oma juhti, et teie meeskonnal oleks kasulik tulla minu müügimotivatsiooni koolitusele. Te saate aastate jooksul kogutud info kätte intensiivses vormis ja paari päevaga. Aga siin on ka hoiatus. Soovitan sul õppida minu veast ning esmalt mitte liiga palju esoteerilist kirjandust lugeda. Sa võid tahta selle tulemusena tegeleda peamiselt oma hingega ja jätta päris elu unarusse. Üks põhjusi, miks mul kulus kokkuvõttes üle 5 aasta, et enda koolitusi hakata müüma, oligi juurdlemine selle üle, mida ma siis õieti tahan ja mida ma ei taha, mis mulle meeldiks, mis oleks minu hingele hea. Ja kurat, hingele ei kõlba nagu miski. Hing tahaks raamatuid lugeda ja lilli vaadata, aga reaalne elu jääb elamata. Hing ei ole väga meisterplaanide tegija ja asjade ellu viia. Müügikarjääri alguses on aga olulisem teha seda, mida sa teed hingega, kui teha pelgalt neid asju, mis on head hingele. Lihtsalt unistamise asemel sea eesmärgid, mis sunnivad sind päriselt tegutsema. Aastal 2008 oli mu elus madal periood, kus mitmete finantsiliste tagasilöökide ja ebaõnnestunud investeeringuvalikute tulemusena oli mu ajus paika loksunud niinimetatud äraelamise miinimumprogramm, mis tähendas võimalust miinimumeelarvega 3 kuud kuidagi ära elada. Passisin iga päev kodus ja rääkisin endale, et ei saa müüa, sest mul oli vaja tegeleda koolitusprogrammide kokkupanemisega. Tõele näkku vaadates oli tegemist kõige olulisema, ehk koolituste müümise asendustegevusega. Mäletan tänaseni oma tollase mentori sõnu, kes ütles mõtte, millele ma polnud ise tulnud. Alar, see, et sul on praegu võimalik 3 kuud kuidagi ots otsaga kokku tulles ära elada, on äärmiselt ohtlik, sest see hoiab sind passiivsena. Minu soovitus on oma raha kohe ära kulutada ja panna end paratamatuse ette, et sul lihtsalt on raha juurde vaja. See paneb sind tegutsema ja müüma. Küsimus ongi, kas ma tahan tegelikult elada või lihtsalt ära elada. Minu mentor lisas, et kui tema ainult koolitustega tegeleks, seaks ta endale eesmärgiks teenida vähemalt 150 000 krooni kuus. Kuuldes tema hääles enesekindlust, oli minu esmane reaktsioon siiras imestus. Ta tõesti usub, et oleks võimeline seda tegema. Mina polnud julgenud sellistest summadest isegi unistada, sest minu tolle hetke uskumuste tasandil tundus selline teenistus täiesti võimatu. Sellele järgnes ehmatav tõdemus. Mis on juhtunud minu suuret mõtlemise võimega? Alles aasta tagasi olin teinud plaane, kuidas korralikult raha teenida ja nüüd tahtsin lihtsalt kuidagi ära elada. Aga kui minu alateadlik baassõnum on äraelamine, siis väljendub see uskumus ka minu tegudes ja ma lepin alati miinimumiga. Paljude müügiinimeste probleem seisnebki selles, et miinimumeelarve ehk äraelamine ei nõua erilist pingutust.
Kui majanduses on tõusuperiood, siis on teenimise eesmärkide seadmine enamasti puhtalt spekuleerimine, ehk eesmärgid seatakse emotsioonide, tavaliselt entusiasmi pealt. Nende täitmine ei eelda ka erilist plaani, loodetakse juhusele. Paraku kandub sarnane tegutsemine harjumuslikult üle ka raskele perioodile. Eesmärkide seadmine käib jätkuvalt emotsiooni abil, milleks on seekord entusiasmi asemel hirm ja kahjuks ka tegutsetakse samamoodi, ilma selge plaanita. Et kui läheb hästi, seame suured sihid ja kui läheb halvasti, on sihid automaatselt väikesed. Mõistsin, et mul oli vaja kontroll enda kätte võtta ja luua emotsionaalse soovimise ja reageerimise asemel konkreetne plaan. Mentori soovitatud 150 000 krooni tundus emotsionaalsel tasandil absurdsena, kuid järele mõeldes sain ma ta mõttest aru. Iga number eeldab konkreetset plaani ehk minu tollases kontekstis üleüldse plaani tekkimist. Seega küsimus sulle. Millised on sinu selged, numbrilised eesmärgid? Ja veel ka 6 lisaküsimust. Mitu müüki sa tahad ühes päevas, nädalas ja kuus teha? Mis on sinu keskmise müügi väärtus rahas? Et oma eesmärk saavutada, kui palju sa pead teenima päevas, nädalas ja kuus? Mitme kliendiga sa pead rääkima, et müük sooritada? Kui palju kõnesid, e-maile, kohtumisi, presentatsioone on sinu äris vaja, et need eesmärgid täituksid? Ja viimaks, kui järjekindel sa oled oma klientidega suhtlemisel? Kas sa kardad hirmust keegi välja vihastada, talle mitu korda helistada? Mida sa veel saaksid teha, et klientidega ühenduses olla? Uskumused määravad tulevikku. 18-aastaselt võitsin inglise keele olümpiaadi ja sain tasuta Tartu Ülikooli majandust õppima. Samal ajal tegin äriplaani interneti kohvikule ja sain noorima eestlasena EAS-ilt stardiabi 100 000 krooni. Mitmesuguste ebaõnnestumiste tõttu, mida täna pean väärt õppetundideks, läks aga äri 2 aasta pärast pankrotti ja sattusin 21-aastaselt veerand miljoni kroonisesse võlga. Edasi tuli töö koolitusfirmas Vain & Partnerid ja sealsest esialgsest põrumisest ning hilisemast edust ma juba rääkisin. Ka sisustus.ee asutamisest olen jõudnud rääkida, küll aga mitte sellest, et umbes 2 aastat pärast asutamist otsustasin oma osaluse müüa. Tasusin oma esimesest ärist õhku jäänud võlad ja mõneks ajaks oli elu 25-aastase mehe jaoks lill. Mul oli lahtise katusega BMW, raha investeerimiseks, huvitav ja nauditav elu. Otsustasin ellu viia ammuse unistuse ja lennata 2 aastaks Austraaliasse. Kuid enne reisi investeerisin 500 000 krooni Bulgaaria kinnisvaraturule ja võtsin pangalt ligi 1 000 000 krooni, umbes 64 000 eurot laenu lisaks, et osta veel kortereid. Lootus oli teenida aastaga topelttulu. Läks aga vastupidi. Algas masu ja Bulgaaria arendaja kuulutas välja pankroti. Tulin paanikast tagasi Eestisse. Mul ei olnud enam kroonigi raha, tööd ega raha auto liisimiseks. Igakuine võlg pangale oli ligi 20 000 krooni, circa 1300 eurot, ning laenu tagatiseks oli parima sõbra kodu. Minuga sarnases seisus olid masu ajal veel tuhanded eestlased. Seisus, kus polnud aimugi, mis edasi saab ja millest pihta hakata, kus domineerivaks meeleseisundiks oli hirm, seisus, kus kõik tundus lootusetu. Masu õpetas mulle, et elame alati paralleelselt 2 maailmas. Maailmas, mis jääb meist väljapoole ja maailmas, mis jääb meie sisse. Müügiinimesed jooksevad ummikusse, sest neil kulub palju energiat katsetades muuta välist reaalsust, milleks on kliendid ja turg. Kui vaatamata sellele kliendid ikka ei osta, soovitakse muuta oma müügijuhti või kui see ei aita, siis ülejäänud meeskonna meelsust, et ka nemad tuleksid appi müügijuhti mõjutama. See kõlab umbes nii. Kuidas saaks juhti veenda, et praegu lihtsalt ei ole võimalik müüa? Miks ta ajab oma jonni, et müüa müü? No ei saa müüa, kliendid ei osta ju. Ka müügijuht proovib muuta maailma endast väljaspool, ehk oma müügiinimesi. No tehke rohkem kõnesid, olge aktiivsed, no olge loovad ja leidke uusi kanaleid. Miks te ei tee midagi? Kui mina saan, siis saate ka teie. Tegutsege. Müügijuht usub, et müük on võimalik. Müügimeeskond oma juhi uskumust ei jaga. Nemad usuvad, et müük ei ole võimalik. Probleem on selles, et uskumused on vastuolus. Ja veelgi suurem probleem on selles, et seni, kuni müügiinimene ei usu seda sama, mida müügijuht, võib ta küll juhi soovituste järgi tegutseda, kuid ta teeb seda lühikest aega ja leiab varsti uue põhjuse, miks mitte müüa. Enamikul inimestel on lihtsalt liiga kiire,
et iseendaga tööd teha. Proovides muuta välist, jätavad nad unarusse ainsa koha, kus tõeline muutus saab toimuda. Selleks, et toimuks muutus väljaspool, tuleb selle muutuseni jõuda enda sees. Kui inimese nii nimetatud mina-keel on negatiivne, käivituvad igasugused huvitavad strateegiad. Mõni tõmbub endasse ja muutub sarkastiliseks, uskudes siiralt, et maailm on tema vastu. Mõni hakkab lohutust otsima läbi teiste lohutamise, kuulab kõikide muresid ja häda, unustades enda täielikult ja mattudes mitte ainult iseenda, vaid ka kõikide teiste murekoormasse. Minu enda masu kõrghetke aegne päeviku väljavõtte kuupäevaga 14.11.2008 nägi välja järgnev. Mille nimel ma olen kogu aeg vaeva näinud, kui ma olen kokkuvõttes ikkagi pankrotis. Ma ei ela oma unistuste elu. Mul ei ole enam materiaalseid hüvesid, millega olen juba harjuda jõudnud ja lisaks olen ma edaspidiseks end vangistanud võlgadega. Ja oleks, et ma saaks neid võlgu nautida, et mul oleks selle raha eest ostetud kodu või auto või miski, aga ei, mul on vaid laen. Ma ei saa sellest oravaratast kunagi välja. Maakler on salakaval sitapea ja valetas mulle. Mu sõber on loll, et soovitas sellist tehingut. Mina ise olen loll ja mu teine sõber on loll, et ta mulle tagatise andis. Kui ta ei oleks mind aidanud, siis mina ei oleks praegu selles olukorras. Käin tööintervjuudel lootuses, et nad ei võta mind tööle, sest ma ei taha tegelikult tööd teha. Ma ei suuda rohkem. Mul on kopp täiesti ees. Ma ei jõua, ma ei taha, ma ei jaksa. Ja nii olingi hakanud uskuma, et olen ohver, millega andsin oma ajule ja kehale sõnumi. Ma ei saa midagi muuta. Tulemuseks oli veelgi enam passiivsust. Ja kes minust oli saanud? Müügiinimene, kes ei uskunud endasse, vaid et teised peaksid tema heaks midagi tegema. Kes uskus, et terve maailm on tema vastu ja kõik läheb ainult hullemaks. Kujutage ette olukorra iroonilisust. Ma olin panemas kokku koolitust sellest, kuidas raskel ajal müüa ja samal ajal käis minu sees kogu see jutt. Punane tuli läks minu jaoks põlema siis, kui mu mentor küsis, mis jura sa endal ajad? Sa räägid, et kliendid ei kohtu sinuga. Mida sa teed täna selleks, et nad ostaksid? Ja siis käis mu peas klikk. Kõik mu suurepärased oskused ja teadmised müügist olid aknast välja lennanud, sest ma uskusin, et mul ei saa hästi minna. Ilma proovimata müüa uskusin, et keegi ei osta. Millises keeles sina endaga räägid? Vasta täiesti ausalt. Elu on 3 punkti. Mis sa ütleksid? Minu töö on 3 punkti. Mis sa ütleksid? Minu tuleviku väljavaated on 3 punkti. Mis sa ütleksid? Mina ise olen 3 punkti. Mis sa ütleksid? Minu töökaaslased on 3 punkti. Mis sa ütleksid? Minu kliendid on 3 punkti. Mis sa ütleksid? Minu tulevik on 3 punkti. Mis sa ütleksid? Turg on 3 punkti. Mis sa ütleksid? Ma tean, kui raske võib olla, kui ühtegi lootuskiirt ei tundu kusagilt paistvat. Kuid päriselt on halvasti vaid 20%. 80% halvast oleme ise välja mõelnud. Tead ju küll kuulsat ütlust, et ei loe mitte see, millisesse olukorda sa oled sattunud, vaid see, kuidas sa seda enda jaoks tõlgendad. Kui oled kaelani sitas, ei tasu pead norgu lasta. Esimene ja kõige tähtsam tööriist, millega inimene hakkab uusi kõrgusi vallutama, on tema keha ja selle sees olev energia. Ma olen elu jooksul olnud nii paremas kui halvemas vormis ja tõdemus on olnud alati üks. Elu on nagu kaardimaja, kus kõik on omavahel seotud. Kui ma jätan enda unarusse, jäävad automaatselt unarusse ka hobid, lähisuhe ja töö. Tulemuseks on võimetus tegutseda, sest madala energiatasemega pole võimalik suuri tegusid teha. Kui võtad end kokku ja hakkad trenni tegema, tekib korraga ka energia. Peeglisse on parem vaadata ja jaksu on rohkem. Pilk muutub selgemaks. Kaaslane ütleb, et sa meeldid talle, kui sa trennis käid ja tunne on hoopis teine. Protsess on pandud tagurpidi käima. Sul on energiat, sul on tunne, et sa jõuad ja see saadab uskumuste tasandil uue sõnumi. Ma saan ja ma suudan. Iga müügiinimene vajab usku, et võita on võimalik ja et tema ongi võitja. Seetõttu on oma kehaga tegelemine üks kiiremaid viise enda uskumuste korrigeerimiseks ja uue eluenergia saamiseks. Aja planeerimisest müügis. Ma ei usu aja planeerimisse selle traditsioonilises tähenduses.
ma olen proovinud maailma juhtivaid ajaplaneerimissüsteeme eesmärgiga anda neile võimalus ning olen teinud kõik nii, nagu soovitused ette näevad. Iga kord olen jõudnud ühele ja samale järeldusele. Müügiinimesed ei vaja kursust sellest, kuidas oma aega paremini planeerida, vaid sellest, kuidas oma enesekindlus üles saada, kuidas end käimas hoida, kuidas endale pisikesi edukogemusi luua ja end ise tegutsema innustada. See on kõige alus. Enamasti ei ole kellelgi probleemi aja planeerimisega. Meil võib olla probleem vaid oma elu planeerimisega. Ja aeg ei ole selles süüdi. Kui me hakkame tegelema aja planeerimise kui teemaga, siis see on järjekordne asendustegevus, mis võtab meie müügi aja ja jõu. See on miski, mis tekitab meist tunde, et oleme tegusad ja teeme olulisi asju. Ei, sa juba tead tegelikult, mis on oluline. Sinu energia ja reaalne töö klientide saamise nimel. Mul on aja planeerimise kohta ainult üks tööriist, millest on praeguse elu kontekstis kasu. Selle nimi on: ära tee mõttetusi ja elimineeri kõik, mis müügile kaasa ei aita. Vaata, mitu tundi sa suudad endale päevas lisaaega tekitada, et tegeleda sellega, mis on tõeliselt oluline. Pane oma arvuti brauseris kinni sotsiaalmeedia ja käi seal vaid kord päevas, kui üldse. Kustuta telefonist kõik äpid, mis piiksuvad ja su tähelepanu tõmbavad. Kindlasti lülita välja ekraanile ilmuvad teated, mis ütlevad, et keegi kirjutas sulle Messengeri. Võib ju tunduda, et meilide lugemine on oluline, kuid see pole nii. Määra kindlaks 2 aega, millal sa e-kirju loed, ja elimineeri kõik muu. Vaata oma postkasti näiteks ainult kell 12 ja kell 16. Vahepeal ära seda puutu. Postkasti kontrollimine on asendustegevus, mis hajutab fookust, ehk tekitab järjekordselt illusiooni, et oled tegus, kuigi tegelikult ei tee sa suurt midagi. Kindlasti võta postkasti sätetest maha ka uue e-maili teavitused. See, et äkki tähendab just sisse tulnud e-kiri müüki, ei ole põhjus kirja avamiseks. Tee reaalset müüki kas kohtudes või telefoni teel ja kui kell 16 postkasti vaatad ning seal ongi müük, on see vaid boonuseks. Võid katsetada näiteks valemit. Mine 15 päeva järjest 45 minutit varem magama. Tõuse 15 päeva 40 minutit varem üles ja kirjuta hommikuti. Guugelda märksõna morning pages, siis saad teada, mida ma mõtlen. 3. Asenda kuuks ajaks hommikune võileib mõne tervisetootega. See annab sulle aega kirjutada ja energiliselt päeva alustada, pluss aitab ka tegelikult vormi saada. 4. Kirjuta 15 järjestikusele õhtul üles, mille eest sa täna tänulik oled. Ja viimaks, käi 3 korda nädalas trennis ja tee seda 15 korda. Pärast seda vaata, mis su enesetunde ja energiatasemega juhtunud on ja mõtle, kas tahad vana elu juurde tagasi pöörduda. Uuringud on välja toonud järgmise hämmastava statistika põhjustest, miks müügiinimesed ei saavuta püsivalt tulemusi. 15% on ebapiisav treening. Puuduvad nii toote kui ka müügiteadmised. Sellest juba rääkisin. 20% on nõrk verbaalne ja kirjalik suhtlemisoskus. 15% on nõrk või problemaatiline juht või juhtkond ja 50% on mõtteviis ja suhtumine. Selle loogika järgi võiks müügiinimesed või tegelikult ükskõik kes saavutada 50% enam ükskõik millises valdkonnas, kui nad vaid muudaksid oma suhtumist. Kui ma müügiinimesena seda statistikat esimest korda nägin, siis ei tahtnud ma seda muidugi ise endale tunnistada. Olin täiesti kindel, et minu kesised tulemused ei saanud kuidagi olla minu suhtumise taga. Kuid pidin siiski tõdema, et ma olin hästi treenitud, mul oli väga hea juht ja minu suhtlustase ei olnud ka kõige halvem. Ehk järelikult pidi asi olemagi suhtumises. Kuid mida see tähendab? Mis asi see suhtumine on? Kui oled nagu paljud teised müügivaldkonnas töötavad inimesed, on suur tõenäosus, et vähemalt 48% sinu mõtetest saadab muretsemine, probleemidele keskendumine ja enesekriitika. On täiesti tavaline, et inimesed keskenduvad pigem sellele, mis on nende elus halvasti, kui sellele, mis on hästi. Alateadvus ei tee aga vahet, mis on tõde ja mis mitte. Võta mõni minut ja pane kirja mõtted, mis on su peas viimasel ajal domineerinud. Näiteks, miks ma ei suuda rohkem müüa? Mis mind takistab olemast edukam, kui ma praegu olen? Kuidas küll kõikidel klientidel kogu aeg mingi probleem on?
Miks küll kliendid arvavad, et hind on liiga kõrge? Miks see töö peab olema nii raske? Miks kliendid ei usalda mind? Miks ma ei teeni nii palju raha, kui ma tahan? Miks ma oma eesmärke täis ei saa? Seega, kui räägime endale, et me midagi ei suuda, siis suureneb jõuetus ja me ei suudagi. Kui me millegi pärast muretseme, siis alateadus usub, et see on hetkel oluline ja me ei suuda samal ajal lahendustele mõelda. See ongi suhtumine. Kuid suhtumisel on ka teine külg. Nii nagu me ei suuda korraga mõelda probleemile ja leida lahendusi, ei suuda me korraga keskenduda lahendustele ja leida probleeme. Ehk see, millist toitu su alateadus saab, sõltub sinust endast. Kui oled restoranis, siis suudab aju välja lõigata kõik muu, teised inimesed, muusika, valguse ja keskenduda ainult su vestluskaaslase jutule. Või kui sulle meeldib mingi auto või riietusese, näed seda korraga igal pool. Kuna see on nüüd sinu huviorbiidis, siis leiab sinu aju selle nüüd igalt poolt üles. Kui mõtled, et müüa on raske, leiab aju sellelegi kinnitust. See töötab piltlikult öeldes nii. Iga kord, kui sa midagi otsustad, tekib sinu ajus olevate neuronite vahel uus pisike side. Korda seda mõtet ja see side muutub pisikeseks niidiks, siis nööriks ja siis tugevaks köhieks. Meil kõigil on sellised hästi sisse tallatud negatiivsed mõttemustrid, mis hoiavad meid kinni. Ma ei suuda nimesid meelde jätta, näiteks. Ma ei oska süüa teha. Ma ei oska tantsida. Ma ei oska müüa. Kõik need on mõtted, mida oleme mõelnud tuhandeid kordi ja mis loovad meie reaalsust. Me unustamegi nimesid, astume partnerile jala peale ja keerame asjad kihva. Loome endale uuesti ebaedu kogemust, sest kunagi otsustasime nii. Kuid samal ajal on inimesi, kes hakkasid miskipärast uskuma, et neil on hea mälu. Nad on head kokad, tantsijad, head suhtlejad või suurepärased müüjad ja nad loovad edu seal, kus teised kogevad ebaedu. Mõtle korraks, kas sul on positiivne ellusuhtumine. Enamik ütleb, et neil on, kuid tegelikkuses mõtleb positiivselt vaid väga väike osa inimesi. Jagan ühte tööriista, millega saad oma siseseisundit ehk ellusuhtumist ja mõttemustreid pidevalt kontrollida ning muuta neid positiivsemaks. Et teada saada, kas oled negatiivne või positiivne, vasta jah, ei järgmistele küsimustele. Taaskord, see nimekiri ja test on ka mu kodulehel sama nimelise artikli all, võib-olla see lihtsustab sellele vastamist. Siin on 12 väidet. Vasta jah või ei. 1. Ma kuulan iga päev kokku umbes tund aega uudiseid. Jah või ei. 2. Ma loen iga päev ajalehti. Jah või ei. 3. Mul on tihti hommikust õhtuni halb päev. 4. Mu töö on nõme. 5. Ma vihastan vahel pikemalt kui tunniks. 6. Ma räägin ja suhtlen vabatahtlikult negatiivsete inimestega. 7. Ma kipun asjade ebaõnnestumisel teisi süüdistama. 8. Kui miski ebaõnnestub, siis ma räägin sellest tavaliselt teistele. 9. Ma vihastan mõnikord oma kaaslase peale ja väldin temaga suhtlemist enam kui tunni. 10. Ma toon isiklikud mured tööle kaasa ja arutan neid teistega. 11. Ma ootan ja valmistun halvimaks. 12. Ma olen ilmast, liiga külm, liiga kuum, liiga vihmane, nii palju mõjutatav, et pean seda teistele inimestele kurtma. Nüüd inimene, kes selle testi tegi, ehk Jeffrey Kitomer, raamatu Sales Bible autor, ütleb, et kui sul oli 0-2 jah vastust, siis sul on nii-öelda positiivne ellusuhtumine. Aga kui sul oli 3-6 jah vastust 12, siis sul on negatiivne ellusuhtumine. Vaatame, millist mõtlemist või uskumusi järgmised punktid esindavad. Ma vaatan, kuulan iga päev uudiseid kokku vähemalt 25 minutit, sest kui ma ei tea, mis toimub, siis kuidas ma saan efektiivselt tegutseda. Tegelikkuses ei juhtu mitte midagi, kui sa ei tea, et maa kusagil värises või ühes või teises riigis pandi toime mõrv. Teave sind mõjutavatest olulistest sündmustest jõuab sinuni nii, ilma uudiseid lugemata. Mõtle hoopis sellele, mis juhtuks siis, kui sa võtad selle tunni, mis seni iga päev uudiste või millegi muu negatiivse jälgimiseks on kulunud ja teed sel ajal mõnda positiivset tegevust. Näiteks lähed trenni või õpid midagi uut. Kui sa asendad uudiste vaatamise õppimisega, oled aasta lõpuks iseendasse investeerinud rohkem kui 45 6-tunnist päeva. Mul on tihti hommikust õhtuni halb päev. Kus kohas halb päev aset leiab? Kas selleks on tegevused, tulemused või mõtted? Mõtle, millal mõtlesid esimest halba mõtet,
mis tervele päevale alguse pani. Mõte loob seisundi ja suhtumise, mis omakorda mõjutab müügi tulemust. Mõtle sellele. Mu töö on nõme. Kas see on väline reaalsus või takistav sisemine uskumus? Kas on võimalik, et kellelegi meeldib see töö? Milliseid mõtteid sa mõtled, kui usud, et see töö on nõme? Millise seisundi see sinus loob? Kas on üldse võimalik, et keegi sellise mõtte juures häid tulemusi saavutab? Ma vihastan vahel pikemalt kui 1 tunniks. Kus vihastamine toimub? Kuidas täpselt on võimalik vihastada rohkem kui 1 tunniks? Sa mõtled midagi juurde, eks ole? Räägid endale mingit lugu. See loob omakorda lugusi ja mõtteid, mõtted tõmbavad ligi sarnast mõtlemist ja seisund muudkui võimendub. Mis saab sinu müügi tulemustest? Ma räägin ja suhtlen vabatahtlikult negatiivsete inimestega. Miks sa seda teed? Kui sul on ülihea tuju, oled energiline ja rõõmus, kas see tuli negatiivsete inimestega suhtlemisest? Seega, kas sul on vaja negatiivsete inimestega üldse suhelda? Ma kipun asjade ebaõnnestumisel teisi süüdistama. Kas asjade ebaõnnestumine on üldse võimalik või on asi sinu suhtumises? Ma ei ütle, et suhtumise muutmine on lihtne, aga see on võimalik. Plaani järgi töötamine ei ole lihtne, kui oled harjunud päeva kaootiliselt mööda saatma. Parimatelt nõu küsimine ei ole lihtne, kui pead iseennast kõige targemaks. Iga päev millegi uue õppimine ei ole lihtne, kui usud, et tead juba kõike. Oma emotsioonide kontrolli all hoidmine ei ole lihtne, kui oled harjunud kogu vaba aja telekat vaatama. Ja uute asjade proovimine töös ei ole lihtne, sest lihtsam on teha nii, nagu alati. Teeme veel ühe väikese testi. Siin on 21 tippmüüjatele omast harjumust. Kui paljusid neist saad ka enda omaks pidada? Mul on eesmärgid kirjas. Ma olen distsiplineeritud. Ma olen motiveeritud. Ma janunen uute teadmiste järele. Ma tahan luua häid suhteid. Ma olen enesekindel. Ma meeldin endale. Mulle meeldivad inimesed. Mulle meeldib väljakutse. Mulle meeldib võita. Ma võtan tagasilööke vastu positiivse suhtumisega. Ma suudan süveneda detailidesse. Ma olen lojaalne. Ma olen entusiastlik. Ma olen tähelepanelik. Ma olen hea kuulaja. Mul on hea perspektiivitunnetus. Ma olen osav suhtleja. Ma teen kõvasti tööd. Ma tahan end rahaliselt hästi tunda. Ma olen järjekindel. Kui sa vastasid 15 või enam väitele jaatavalt, siis on sul headeks tulemusteks eeldused olemas. Kui jah vastuseid oli 10 ja 14 vahel, siis on sinuga lugu nii ja naa. Parem oleks, kui sa vastasid jaatavalt entusiastlikule, enesekindlale, motiveeritule ja järjekindlale. Kui aga jah vastuseid oli vähem kui 10, siis ei hakka sa suure tõenäosusega oma praegusel kohal särama isegi siis, kui see tähendaks näljahädaliste päästmist või midagi muud imelist. Kokkuvõtteks. Enamik müügiinimesi ei ole valmis tegema rasket eeltööd, mis teeb hilisema müügitöö lihtsaks. Nagu nägid, siis väga häid tulemusi müügis on võimalik saavutada, kuid see nõuab palju tööd. Ja sellest ei ole kasu, kui otsustad, et järgmisel kuul või järgmisel esmaspäeval teed muutuste ja õppimisega algust. Hakka peale kohe täna. Kui tunned, et sina ise või sinu tiim vajate võimsat laengut ja inspiratsiooni, kutsun sind tutvuma minu kodulehel alarojastu.com koolituse nimega positiivsuse dividendid sisu ja sellele antud referentsidega. Ma loodan siiralt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audioraamatut Ratsionaalne emotsionaalsus, tugevad tulemused pehmetest tegudest, mille info ja lingi leiad minu kodulehelt alarojastu.com.